Noh, sellised suure südamega targad pühamehed oskavad panna kogu elu loosungitesse ja aforismidesse ja mis mõnikord paistab muidugi naljakas. Tulevad meelde ka mõned lood seal. Üks pühendunuga rääkis, kes on juba lahkunud siit, üks munk. Et kunagi tuli noor, siis seal oli mingi raske olukord ja siis temast noorem pühendunu ütles, et sa ei ole see keha ju. Mis sa põed? Ja muidugi vastad ajale kohale tingimustele lihtne öelda niimoodi, ütleme, et kui sa ise veel ei ela, siis see sind aitab ja innustab teisi, aga kui sa seda ise realiseerinud ei ole, siis see võib-olla suurt kaalu ei ole, kui sa ütled, et lähed kuhugi linnaplatsile ja ma armastan teid kõiki, kõik me oleme üks pere, ei ole sinu ja minu, on algne Jumal ja me peame üksteist teenima ja Jumalat teenima. Noh, hüüad nagu selle loosungi. No siis hüüad ära ja siis hakkab elu pihta. Kuidas seda siis rakendada, et see on nagu teine pikk küsimus, aga Rumi on küll pannud paar head sellist aforismi mõttetera, et selleks, et su süda avaneks, on vaja teda murda. Või siis palju kordi lõhutakse meie süda elus siis erinevates situatsioonides, et ta avaneks. Ehk siis suures plaanis loodus ei ole paha, need halvad olukorrad, rasked olukorrad, kurvad olukorrad ja kui loodus räägib meile läbi stiihiate kuidagi ebamugavalt, läbi ilma või elusolendid kuidagi meie mõistust häirivad, siis see on kõik, et me süda avaneks, et me teeksime õiged järeldused ja jääksime armastusse, õpiks siis, kuidas selles kahesuses elada väljaspool, sest hing on antimateriaalne ja hingel nagu midagi ei saa teha. See on lihtsalt sellest hirmudest, siis me nagu reageerime. Või siis ilus võrdlus on ka, et kui midagi on, siis vaatad ennast nagu kõrvad, et see väike Arne, et väike Arjuna, ta lihtsalt tahtis kaitsta sind hinge, et sellepärast ta nagu lahmis üle, ta ei teadnud, mis teha, sellepärast ta hakkas nagu koer, hakkab haukuma, sa mõtled, et nende hige tegelikult on hirmust tingitud selline kõva haukumine, kui võõras inimene tuleb liiga lähedale. Et me ei tea, eks neid põhjusi. Või teine siis Rumi ütlus on, et ära otsi armastust, vaid otsi neid tõkkeid, mis segavad sind armastamast ja olla selles spontaalses siis õndsuse seisundis. Väga lühidalt ja selgelt öeldud. Jälle, et see on ka üks maailma paremaid uudiseid, et kõik praktikad, mis me teeme ja kõik süsteemid ja utsi-katsi kammereid, religioonid, koolkonnad, lihtsalt selleks, et me juhatada sinna, kes me oleme. Me oleme siis igavesed, algsed, õnnelikud hinged, kellel on sisse loomulikus spontaalses plaanis kodeeritud armastada ja olla armastatud, seda sama kahepoolset liiklust tunnetada. Aga lihtsalt hankara vale ego, nagu ma mainisin, hirmud, samastamised, surma ja sünni, eks ju, kõik see aspekt ja ühiskonna poolt meile kingitud luubid, maskid ja kostüümid, mis ei ole ilmtingimata negatiivsed, et need on lihtsalt vahendid, aga ma olen hästi kiinud, ma arvan, et seal peitub õnn, et kui ma olen riigi president näiteks või kui mul on parem auto kui teistel või ma räägin hästi tarka juttu, et kõik on lollid.